Tere tulemast, kallid kaksikud, siin on teie oktoobrikuu esimese poole ülevaade. Ja nii, kallid kaksikud, sihid, mis te olete omale võtnud, selguvad nüüd sel kuul, et ei ole just kõige õigemad olnud. Hästi palju on eesmärkides ja tagajärgedes nii-öelda näha, et te olete kas ise omale illusioonid loonud või keegi teine on teile olukordadest täiesti valed muljed jätnud. Asjad, mida te olete tahtnud saavutada, jõuavad sel kuul mingil põhjusel just nagu kännu taha, kus te peate siis sellest paigalseisust ennast ise välja nii-öelda mõtlema. Ehk siis ja selleks, et seda mõelda, peate te vaatama mitte esialgu edasi, vaid tagasi, ehk siis miks need asjad juhtusid. Praegu on see koht, kus rabelemine toob pigem kahju kui kasu. Ja kui teil on abi vaja, siis mitte mingil juhul ärge kartke küsida sõpradelt, sugulastelt, ärge jätke ennast ise nii-öelda vihma kätte. Sellisel juhul ei ole teil kedagi teist süüdistada peale iseenda. Tuleb osata küsida abi. Kui te ei suuda mõelda selles suunas, et ma ei saa või ma ei oska abi küsida või ma olen liiga uhke selleks, siis mõelge vastupidi, kui teie hea sõber või teie sugulane, kellest te hoolite, tuleb teie käest abi küsima, kas te aitate, kas te tunnete, et tema on kuidagi vähem väärtuslik või tunnete ennast paremini, et saate teda aidata. Ehk siis pange ennast teistpidisesse positsiooni. Kui teie käest küsitakse abi, kuidas te ise suhtute, kas te aitate või ei. Kui te olete tüüp, kes ei aita, siis mõistan, miks te ei küsi abi. Selles suhtes, et te olete tõenäoliselt sillad kõik põletanud, te arvate, et teised ei ole abi väärt, seetõttu ei ole ka teil endal abi kuskilt tulemas, ehk siis kõik olete te jällegi siiski ise teinud endale. Küll aga on selles mõttes lootust sealt vihma käest tuppa saada just sellega, et te suudate tagasivaate analüüsi põhjal aru saada, miks asjad nii läksid ja kuidas ma saan edaspidi teha nii, et need asjad ei jõuaks samasse punkti. Ainult nii saab muutusi nii-öelda mustritesse luua. Vastasel juhul me jõuame sinna samma ühe ja sama laadse kännu taha ja arvamegi, et elu on just nagu selline valgusfoori taga, et ma sõidan natuke ja pean jälle seisma ja sõidan ja seisan. Tegelikult, kui te õige rütmi ja selle analüüsi põhjal ajastate ja nii-öelda läbi mõtlete oma teekonna, siis te võite kõik rohelised tuled sõita ja oluliselt sujuvamalt, kui see analoogia praegu kuidagi loogiline tundus. Ehk siis sihtige natuke nii-öelda vähem kõrgele tänase seisuga. Teie eesmärgid on natuke liiga kõrged selleks, et neid saavutada kohe ja kuna te koheseid tulemusi ei näe, tekivad seisakud, siis teil on et ma ei tahagi seda enam teha, et see ei ole järelikult kas minu jaoks või siis mis iganes, te loobute liiga kergesti ja see ei ole õige.
sellisel juhul te jäätegi siia kännu taha käima. Uue ringiga jõuate siia samma. Ehk siis loobumine, allaandmine on õppetund, millest me ei saa ei üle ega ümber. Kui me seda pidevalt teeme, siis need olukorrad lähevad aina keerulisemaks, raskemaks. Praegu siin sel kuul on teil analoogselt raske olukord, millest on vaja üle saada. Ja seda saate te teha ainult vaadates selja taha, mis mind siia tõi. Ja siis alles saate teha plaani, kuidas edasi, mitte vastupidi. Ja ülemõtlemine ja uhkus ja mis iganes see on, mis teid takistab, küsida abi või nõu või mis iganes teil hetkel vaja või kas või oma südant puistada, rääkida kellegagi. See jätke tänases hetkes kõrvale, sest see ei teeni teid, see ei aita teid kuhugi. Te jäätegi selles pimeduses kobama ja nendes illusioonides nii-öelda liikuma. Ehk siis analüüs ja avage ennast kellelegi. Aitäh ja olge hoitud!